kolleeg on ukse peal ja küsib, et kuule, kas sa saaksid mind aidata ja äkki selle aruande, mis on pooleli ära lõpetada või ülemus ootab, et sina võtaksid vedada uue kliendiga suhtluse, kuna kõik teised on hõivatud. Või lasteaias valitakse lapsevanemate esindajaid ning öeldakse, et just sina oleksid õige kandidaat. Ja tahaks ju kõigi jaoks olemas olla, aga samas tunned, et seda kõike on korraga liiga palju. Minu jaoks on alati olnud raske selline ei ütlemine, tahtes kõigile meeldida, siis pigem on lipsanud suust ikkagi see, et jaa, teen ära, pole probleemi või et jõuan küll. Isegi kui tegelikult on energiaseier totaalselt punases või suur projektide ülesannete kuhiturja. Iga jah, mis ma ütlen, on tegelikult automaatselt ei millelegi muule. Iga tegevus, mille vastu võtab ruumi teiste arvelt. Ja olenemata, kas ma teadvustan seda või mitte. Kuidas siis teha enda jaoks see ei ütlemine lihtsamaks? Hea uudis on see, et ei ütlemine ei pea alati kõlama jäigalt ega kuidagi ebaviisakalt. See on oskus, mida saab teadlikult arendada ja siin on mõned praktilised tehnikad, mis mind ennast on väga palju aidanud.